Tere, Tea! Tere, Veiko! Tere, Eero! Tervist! Mul on hea meel, et me leidsime täna selle aja ja mul on hea meel, et meid tõi kokku Meelis Milder. Aitäh sulle, Meelis! Hermes ikka, Hermes. No, Hermes. No, ütleme siis Hermes koos Meelisega. Ja ma olen natukene teistsuguses rollis täna kui tavapäraselt, et kui mu oma podcastis ma tavaliselt teen üks ühele podcastis, täna meil on 2 inimest siin ja kontekst on ka võib-olla natuke teine, et me vaatame seda ikkagi natuke selgemalt siis Tartu Ülikooli ja majandusteaduskonna keskselt, kuigi mulle väga meeldib, kui me läheksime pärast ka teie juhtimisteekonna ja sellel teekonnal siis kõrva taha pandud selliste õppetundide ja tarkuste avastamisele. Aga kindlasti on esimene osa pigem keskendub siis ülikoolile ja majandusteaduskonnale. Ja ma olen täiesti veendunud, et siit tulevad sellised lood, mida võib-olla äkki ei ole isegi need inimesed, kes teid tunnevad, kuulnud. Et ma arvan, et alati, kui küsitakse minu käest ka, et millal on siis nagu hea podcast olnud või hea vestlus olnud, siis ma arvan, et hea vestlus on see, kui räägitakse midagi sellist, mis võib-olla on uudne ja võib-olla ka natukene sihuke intrigeeriv. Nii et vaatame, kuidas see läheb. Aga kõigepealt võib-olla te ise tutvustate natukene ennast. Ma tean, Eero, sina oled Tallinna lennujaama juhatuse liige. Tea, sina oled Arenguseire Keskuse juhataja. Aga mida me veel peaksime teist teadma? Kes on Tea? Äkki see selguks jutu käigus. Ma arvan, ma niimoodi ammendavalt 3 lausega ei oska öelda. Pikemalt ka rääkida, ei pea 3 lausega olema. No ma tean, et Eerol tuleb mikrofoni rääkimine sama loomulikult kui hingamine, et ma annaks talle esimesena ja siis võtaks natukene malli. Okay. Et ma võin osaliselt sinu eest ka võtta rääkida. Podcastis peab ka võib-olla alguses ära mainima, et me oleme teaga sõbrad 25 aastat juba. Et see, et me juhuslikult siin kokku saime, oli väga tore üllatus meile. Jah, me ei olnud veel head aastatki saanud soovida üksteisele. Aga mis me teaga kindlasti ühendab, on see, et me oleme mõlemad 3 lapse vanemad. Võtta. Juba see ühine nii-öelda väljakutse, et see on meil olnud nende pikkade aastate jooksul üks keskseid diskussioonipunkte, mida me omavahel arutame, kui me kokku saame. Aga minu jaoks on see, et ma ise nagu siiamaani ei ole enda jaoks nagu lõpuni defineerinud, et kas ma nüüd olen tallinlane või ma olen jätkuvalt ajutiselt Tallinnas elav tartlane. Sest ma olen Tartust pärit ja see on ka põhjus, eks me jõuame sinna, miks ma sinna Tartu Ülikooli nii-öelda sattusin või läksin. Ja ma olen kuidagi südamega siiamaani kuidagi seal Tartus, oma asjadega nagu. Et kui on küsimus, kes on Eero, siis ma jätkuvalt defineerin ennast otsapidi tartlasena ja siis kui täna ka küsiti, et mis on sinu eelmise aasta kõige suurem õnnestumine, siis me tegime lennaamas mingi reisijate rekordi ja kuidagi majandustulemust on korras ja siis ma ütlesin, et Tartu lennuliini taasavamine. See on mingi asi, mis läheb mulle nagu südamesse ja seal. Et kui kes on Eero, siis ütleme tartlane. No väga hea iseenesest, et Eero andis nii head selged kriteeriumid, kuidas nagu seda. Mina olen Haapsalust pärit ja see muide mängis rolli selles, miks ma ka Tartu Ülikooli jõudsin. Nii et ja kahjuks Haapsalu raudteed meil ikka veel ei ole ja vahepeal tõmmati sellele ka, eks ole, suuremat sorti pidurit. Mingi lootus kusagil veel hingitseb, aga kindlasti ühesõnaga väga loodan, et saab kunagi teoks. Loomulikult sotsiaalmajanduslikult ebamõistlik projekt, aga Haapsallasena loodan, et saab teoks. Ja inimesena ma arvan võib-olla nii palju, mul üldiselt eriti ei istu endast rääkimine üldse. Ja ma arvan, et see on väga hea, kui sa ütled, et see ei ole sulle mugav või sa ei ole tavapäraselt ei räägi iseendast, siis see on nüüd just see koht, kus võib-olla seda teha. Ja ma tegin juba algust. Suurepärane võimalus, väga hea. Võib-olla ma küsin järgmisena, et kui Eero sa ütlesid, et Tartu on mõnetes sinu nii-öelda identiteedi osa, eks ole, ja sa ikkagi teatud moel nagu defineerid ennast läbi tartlaseks olemise, et siis ilmselt ei pea küsima, miks Tartu Ülikool, aga võib-olla siis miks majandusteaduskond? Jaa, tegelikult siia sõitsisegi mõtlesin selle peale, sa nagu nii küsid seda. Ja see on see huumori pool on see, et kuna ma olen nagu tammeline poiss, ma käisin küll 10. koolis, mis on Vanemuise tänaval, aga ma olin tammeline poiss ja siis efektiivse inimesena Nooruse tänava teaduskond oli mu kodule kõige lähemal.
noh, et see on selline, et kui ülikooli minna, et kuhu minna, et kui ma ärkasin, siis ma 10 mintsiga jala sain veel nagu loengusse. Aga kui nagu natuke tõsisemalt mõelda, siis ma nagu gümnaasiumi ajal, keskkooli ajal tollel ajal hakkasin tegema juba diskosid, hakkasin enda ise raha teenima. Ehk siis olin selline koolis ka selline mingi ürituste organiseerija. Ja see ülikooli minek kuidagi minu jaoks tuli ootamatult, et mul see gümnaasiumi aeg kuidagi sobis nii hästi, et ma ei tahtnud sinna ülikooli üldse minna. Ja see üleminek oligi väga raske, sest et mul ei olnud mingit selget teed veel välja kujunenud, et kas ma nüüd arstiks äkki või mingit sellist suurt pilti ei olnud, on ju. Ja kuna mu isa oli õppinud Tartu Ülikoolis geograafiat ja lõpetanud Maaülikoolis majanduse, EPA majanduse, me tegelikult isaga arutasime. Et sellises olukorras, et kui sul ei ole veel sellist nagu selget visiooni, et mis see mõistlik oleks ja kui nad ise oli majanduse lõpetanud, siis me jõudsime järeldusele, et ülikooli majandus annaks sellise hea laiapõhjalise, ma ei tea, teekonna alguse või ta annab mingid eeldused teekonnaks, siis sa saad selle teekonna peal veel valida, kuhu sa lõpuks välja jõuad, et ega ülikooli minnes mul ei olnud õrna aimu, kuhu ma oma teekonnal välja jõuan. Ja. Okei, aga Teia, kuidas sinuga? No mina olin ikkagi keskkooli lõpus täielik grupimõtlemise ohver ja enamus sõpru läks muide TalTechi, Tallinna Tehnikaülikooli, enamus siis minu toonasest ringkonnast Haapsalus. Ja erinevatel erialadel, aga majandust valiti ka päris palju. Ja ma juba peaaegu olin minemas TalTechi majandusse, ma sain sinna isegi sisse, ma tegin sisseastumiseksamid ära. Aga mul oli üks teine sõber, kes oli Tartus majanduses juba 1 aasta õppinud ja ta ütles, et ta ostab endale auto ja kui me hakkaksime kahekesi käima Haapsalu-Tartu vahet, jagaksime kulusid, et milline võit kiiruses ja rahas võrreldes bussiühendusega, mis ausalt öeldes Tartu-Haapsalu vahel on lootusetu. Tegelikult tuleb käia läbi Tallinna, et üldse kuidagi moodi nagu mõistlikult, mingisugusegi mõistliku ajaga kohale saada. Ja see otsustas asja, nii et siis sedasi ma leidsin ennast Tartu Ülikooli majandusest. Nii et ka väga ratsionaalne selline mõtlemine, et väga äge. Ja minu arvates ka juhus on ikkagi ka suur osa sellest, et kuidas elu hakkab nii-öelda minema, mis rada pidi, eks ole, et seal võib olla teatud osa väga selget siukest nii-öelda ettenägelikku otsustamistega, aga ma arvan, et on ka väga palju selliseid nüansse, mis on võib-olla nagu õnne või juhuse teha. Okei. Nii, nüüd olete Tartu Ülikoolis majandusteaduskonnas. Mis siis esmamulje oli? Kuidas te kirjeldaksite oma esimest sellist võib-olla semestrit või aastat, mis see reaktsioon oli? Kas me liigume semester haaval või? Ei, mulle lihtsalt meeldib, et kuidas see esimene tunne ülikool oli? Ja ma pean ütlema, et kui ma nüüd ise hakatuseks ühesõnaga, ega ma ei osanud midagi oodata. Hiljem on mul olnud kogemusi inimestega, kes väga teadlikult oma õpinguid juhtisid ja võrdlesid Tartu Ülikooli õppekavadega, mida pakutakse LSI-s või kusagil on ju välismaa koolides. Mina midagi sellist ei teinud, mina läksin ikkagi sellise tubli 5-lise tüdrukuna, õpin seda, mida õppida kästakse. Aga muidugi nii palju ma ikkagi tähelepanekuid tegin alguses, et kuidagi majandust õpetati hakatuseks ikka väga vähe. Minust meil olid täiesti keskkooliprogrammi ained olid tunniplaanis, võõrkeeled ja matemaatikad. Nii et mul tekkis küll esimesel semestril suur küsimus, millal me majandust õppima hakkame. Aga hiljem see olukord natuke paranes. Ja. Mul oli nii aktiivselt muid tegemisi. Minu esimese ülikooliaasta prioriteet oli endale auto osta. Ühesõnaga aastal 94, kui ma astusin, on ju, ja selleks tuli 94 sügisel, kui loengud algas, tuli ka kõvasti raha teenida ürituste korraldamisega, et siis 95. alguses endale auto osta. Ehk siis loengud said tehtud, kohal sai käidud, aga ega me seda õpingut seal nagu üleliia tõsiselt ei võtnud. Et minu võib-olla eelis oli ka juba gümnaasiumi ajal on see, et kuna mul jäid asjad suht kergesti meelde, on ju, et nagu Tea ütles, et need algus ei olnud seal väga raske. Nad lugesid mingid asjad läbi, vaatasid, enam-vähem okei, on ju, andsid oma eksamid ära ja lasid nagu edasi. Ehk siis sellist nagu, tugevat tunnet, et ma olen nüüd majandusteadus. Sina astusid veel majandusteadusse või sina olid juba ettevõtlus ja rahva? Rahvamajandus. Sina olid rahva, mina olin veel majandusteadus. Ma olin eelmine õppekava.
et nüüd ma saan majandusteadlane, esimesel korral mingit sellist tunnet küll ei olnud. Aga ülikool muidugi oli lahe. Selles mõttes ta oli lahe. Meil oli ka meeletu suured kursused, et meie kursus oli vist mingi 140 inimest või Et tollel hetkel võeti, kuna see majandusinimesi oli vaja, siis see vastuvõtt oli hästi suur, ma mäletan. Mis tegi ka selle koos olemise väga lahedaks. Ja ma olen ka täiesti nõus, et enamus fookust läks ikka mujale, mitte sinna, et kas mulle õpetatakse nüüd neid asju, millest mul on tulevikus enim kasu. Aga kui täna vaadata tagasi, eks ole, sellele ajale, kas võib-olla on mõned asjad, mis tunduvad tol ajal olid nii-öelda nagu mõttetud või liiga keeruline või mitte oluline, aga täna saad aru, et miks see kõik tegelikult kasulik oli. Kas on mingid sellised teemad ka? Ma ei tea, on see aine, on see mingisugune, ma ei tea, mingi töö, mingi muu aspekt selle õpingu juures? Ei, selles mõttes minu meelest ikkagi pigem oleks see õppekava võinud olla isegi ka nõudlikum ja tegelikult ka rohkem võib-olla me olime hästi lahtrites rahvamajanduses, ma tegelikult näiteks ettevõtte rahandust või portfelli juhtimist nagu üldse ei nuusutanudki, sest need asjad olid väga eraldi hoituna. No okei, võib-olla ma ka ei olnud nii initsiatiivikas, et seal endale mingit vabakuulaja staatust nendel loengutel välja kaubelda midagi muud, aga ütleme, mulle tundus, et me olime nagu liigselt lahtrites, et minu poolest oleks võinud olla rohkem valikut, et mina õpilasena või tudengina nagu kombineerin endale rohkem oma käe järgi asju. Ja muidugi, mis oli ka huvitav, minust tõdemus oli see, et kui raamatukogud olid täis ju pakse inglisekeelseid õpikuid majandusteooriast, muust on ju rahandus ja pangandus ja kõik muud, mis seal toona olid, et siis suhteliselt kiiresti sain ma aru, et see 400 lehekülge inglise keeles on siis konspekteeritud sellesse Helje Kaldaru mikroökonoomika ühte on ju 30 leheküljele või 50. Et tekst on välja jäetud, ainult valemid on sisse pandud. Aga et kui see tõdemus tekkis, et okei, seal raamatukogus on see 400 lehekülge, see on nagu kommenteeritud väljaanne, et ma võin seda kõrval lapata. Siis tegelikult oli väga okei, aga et see teadlikkus sellest nagu tekkis ühel hetkel. Kuna mina tulin humanitaarklassist Tartu Gümnasiumkoolis, siis ma pidin mataga ikka vaeva nägema, sest mul oli matatund oli vähem keskkooli ajal ja me olime seal ju samades loengutes Nõo reaalgümnaasiumi lõpetajatega reaalkoolist, ehk siis seal oli matatase oli tegelikult hirmkõva majandusse sisse saamisel ja kõrgem mat 1 ja kõrgem mat 2, et seal mina pidin ikka pingutama. Selgelt, et oma matemaatikateadmised viia nagu sinna, mida see ülikool nagu nõudis. Ja järgmised ained ka kõik, mis meil tulid seal, ökonomeetriad ja matemaatilised statistikad ja tõenäosusteooriad ja terve ülikooli vältel minu jaoks matemaatikaga nõudis süvenemist, et ma pidin käima loengutes, ma pidin konspekteerima, ma pidin materjalid läbi töötama ja siis ma olin nagu järje peal, et see on see koht, kus ma ei saanud väga nagu lõdvalt võtta, ütleme nii. Mul endal on lihtsalt selline kogemus, et mina ei ole Tartu Ülikooli vilistlane. Ma küll õpin praegu seal doktorantuuris, aga ma ei ole lõpetanud. Mina olen lõpetanud üldsegi toonase peda, aga ennem peda ma käisin Tallinna Tehnikaülikoolis, kus võeti samamoodi 900 inimest tehnika valdkonda ja mina tulin humanitaarist. Ja ma õppisin seda matemaatikat, seda kõrgemat matemaatikat samamoodi, nagu hiina keelt. Ja ma ei saanud aru, miks mulle see vajalik on, eks ole. Aga siis ma läksin psühholoogiat õppima Tallinna Pedagoogikaülikooli, kus oli sisseastumiseksam matemaatika ja ma sain täispunktid ja siis ma sain sisse. Siis ma sain aru, miks see vajalik oli. Ehk et nagu elus võib olla niisuguseid situatsioone, kus alguses ei saa aru, et miks ma seda kõike võib-olla sellisel moel õpin, aga hiljem tuleb välja, et näed, see oli just selleks vajalik. Mis ma võib-olla siia juurde sulle veel ütlen see, et kui pärast, mis iganes sektorisse sa tööle lähed ja kus sa edasi arendad, on ju, mida ta annab, ikkagi on väga loogilise mõtlemise toetamine, ta toetab loogilist mõtlemist, on ju. Ja selles mõttes on sellest matemaatikast väga palju kasu olnud. Ja siis ma nüüd juba ennetavalt vaatasin, et mul poistel sellist jama ei tekiks, ma 2 vanemat poissi panin kohe mata eriklassi. et ei oleks nagu sama mure, mis isal, et nagu humanitaarklassist tulevad.
no tore, aga minul näiteks endal ülikooli ajast on pigem meeles mõned eredad õppejõud, eredad karakterid grupikaaslastena, et kuidas need inimsuhted või kes teil kõige siuksed meeldejäävamad tegelased sellest ajast on? No see loetelu läheks ju päris pikaks. No ja olgu, ma teen hea meelega algust, sest tegelikult tõesti on jätnud kustumatu mulje väga mitmed õppejõud. Alustan vara lahkunud Andres Arrakust, kes ikkagi, tema konspektid olid ka ikkagi geniaalsed. Sümbol, nool üles, mingisugune noolega võrdusmärk, teine sümbol, nool alla, et sa pidid seda kõike nagu ilma igasugust kommentaarideta suutma siis lugeda ja taibata. Aga no tema ikkagi, tema loengutes ma sain nagu sellest ikkagi esimest korda aru, et kuidas siis see majandus käib. Et enne me olime muidugi väga palju tänu Helje Kaldarule mikroökonoomika 1 ja 2 eest, aga see jäi ikkagi väga abstraktseks seda nagu seostada sellega, et mis tegelikult toimub. Et Andres Arrak nagu pani selle pildi kokku. No kindlasti veel terve hulk Tiiu Paas, kuna ma spetsialiseerusin ökonomeetriale, siis see, kuidas tema tegi seal gravitatsioonimudeleid, mis juba kõlas niimoodi, et see on midagi kosmoloogilist, midagi väga suurt ja olulist. Andres Võrk ja Andres on siiamaani majandusteaduskonnas tegev. Et Andres Tiiu Paas ka, ja, mis on väga tore. Siis Jüri Sepp, kes rääkis institutsiooni ökonoomikast, kuigi ma arvan, et see oli vist juba magistrantuuris, aga ega tegelikult ma ei mäletagi varasemast oma sellest 4-aastasest põhiprogrammist ainet, mis tegelikult räägiks nagu institutsioonidest ja sellest, et kuidas üldse orienteeruda nende vahelistes suhetes ja mis rolli nad mängivad majanduselus. Nii et see tuli kuidagi alles selle Jüri Sepa ainega alles magistrantuuris. Eero saab jätkata. Sul on fenomenaalne mälu ikka, see on nagu minu abikaasalgi. Kõrge Matt, kuna ma selle kohal käisin, ikkagi Elmar Sakov, kes ühe käega kirjutas ja teisega kustutas, on ju. Ja sa pidid seal ikkagi väga joont hoidma, et täiesti legendaarne õppejõud matemaatikute poole pealt. Ja minu arust tema suust olid ka need sõnad, et ma olen väga demokraatlik õppejõud, et kui te korra läbi kukute, ma luban teil teha seda järgi teise korra, kui te teist korda läbi kukute, ma luban teha ka kolmandat korda. Ja ärge muretsege, kui te kolmandat korda läbi kukute, siis kõigil ei peagi kõrgharidust olema. Ja see oli see koht, kus sa tõmbasid nagu selja sirgu, mõtlesid, okei, äkki ma nüüd ikkagi ei lähe nii kaugele nende läbikukkumistega. Ma teen need asjad ära. Janno Reiljan oli väga koloriitne persoon ja siis tema oli ju see, kelle nägemus panganduse alustest ei läinud kokku Eesti Panga nägemusega, et seal oli mingi omavahelised aktiivsed arutelud teoreetilisel baasil olid väga tugevad, ma mäletan tollel hetkel. Ja seal olid institutsionaalsed erisused. Jah, täpselt, aga tegemist oli väga koloriitse persooniga. Et oli, ja minu lemmikõppejõud, ütleme, ja kui me siiamaani kokku saame, alati väga hea tunne. Ma pärast olin välismajandusele spetsialiseerusin ja Urmas Varblane. Ja Urmast ma nägin just Käärikul 1,5 kuud tagasi. Väga tore oli Kääriku treppidel saada oma vana õppejõuga kokku, paar juttu puhuda. Et see tema teadmine väliskaubandusest, rahvusvahelistest majandussuhetest ja kõigest sellest, see oli üks koht, mis mind nagu inspireeris. Ja kui ma siis mingi hetk nagu tänast tööd teen, on ju, ja mõtlen selle peale, ma olen suhteliselt rahvusvahelises äris ikkagi lennunduses, siis ma arvan, et Urmas oli see, kes mind suutis inspireerida nagu nende globaalsete asjade peale mõtlema. Et ma olen talle väga tänulik. Kindlasti kahetsusväärselt kõik kohe ei meenu, aga ma tahaks lisada veel ka Toomas Haldma. Ja temal ikkagi see, kuidas ta rääkis miljoonidest ja first in, first out või first in, last out, see oli ikka ka tulud miinus kulud on kasum. Et ikkagi väga värvikas, väga hästi andis oma ainet ja taaskord kahju, et nii vara minema pidi. Ja. Aga kas on mõned sellised, te ütlesite peale omavahel 25 aastat sõbrad, eks ole, aga kas on mõned sellised grupikaaslased, kellega te siiamaani näiteks läbi käite ja võib-olla võtate midagi koos ette?
Meil tegelikult see seltskond, kus me Teaga koos oleme. Ongi Eero grupikaaslased. Me oleme ülikoolist peale koos tegelikult sama seltskonnaga ja meil on 20 inimest peaaegu circa. Jaa, aga see on pigem sinu kursus kui minu kursus. Jah, see on pigem minu kursus jah. Aga me oleme ülikoolist peale kokku jäänud ja ei, no meil on väga lahedaid inimesi seal, kelle me siiamaani suhtleme ja kellega me kokku saades ka neid majanduse teemasid arutame, sest et Janno Järve, Epp Kallaste, mõlemad doktorikraadiga nii-öelda majandusteadlased uuringufirmat vedamas. Siinsamas üle tee on neil kontor ju. Ja ära väles. Janno on sünnipäev kohe, seal me kohtume nagunii jälle. Väga tore alati kohtuda, et suursõdik Londonis Viljar Lubi on meie seltskonnas hästi tore. Välisministeeriumist veel Mariin Rotnik. Praegu on ta vist asekantsler. Praegu on vist asekantsler, jah. Ehk siis väga palju toreda inimesi. Ja. Nõus Ahti Kuningas. Tema on vist juba lausa kantsler on ju. Ei saa enam asekantsler veel. Juba mõnda aega. Juba mõnda aega. Ja neid on veel, aga mul on tegelikult ka oma kursusega ses mõttes meil, ütleme, kui küsida, et grupikaaslased, et näiteks kohe ju esimesel semestril jagati meid keelegruppidesse ja eks need muidu tõesti, nagu Eero ütles, üle 100 inimese kursusel. Need kõige lähedasemad suhted tekkisid sageli selles oma keeleõppegrupis, kuna need olid keeleõppe jaoks päris piisavalt on ju, ei tohtinud väga arvukad olla. Siis need, ma ei tea, 15 või 20 inimest, kes olid minu saksa keele grupis, et me käime siiamaani läbi. Ja, seal tekivad nagu tihedamad seosed, eks ole. Just. Ja see Eesti ju tegelikult, nagu öeldakse, et me ei ole nagu riik, et me oleme nagu seeneniidistik, on ju. Et täna hommikul mulle esimene kohtumine oli EIS-is, me rääkisime nagu turismisektori aastaplaani, on ju. Ja seal oli mul vastas klassiõde Sigrid Harjo, kes on EIS-i juhatuse liige täna sel hetkel, on ju. Ehk siis Eesti puhul mul on selline tunne, et kui sa nagu oled aktiivne ja kuskil toimetad, on ju, siis see ring on riik jääb järjest väiksemaks. Kolmanda inimese kaugusel on kõik inimesed. Kõik inimesed on kolmanda inimese kaugusel, täpselt. Ja Eesti on väike jah, selles mõttes. Ma küsin korra teie käest, publiku käest, et kas teil on mõni küsimus, mida tahaks küsida? Sinul on küsimus, ma annan sulle, et sa ei pea nüüd seda suu juurde otseselt panema, aga kuna me praegu rääkisime õpingute algusest, siis kui teil lapsed endal on praegu enam-vähem ülikooli minemas või läinud, kõik see ülikooli alguse valikud määravad sellest, mismoodi asi pärast edasi arenema hakkab. Mida te soovitaksite õppida? Mida valida? No ma saan siis otsa lahti teha, sest mul tõesti vanem tütar on ülikoolis, Tartu Ülikoolis. Ja ma pean ütlema, et lapsevanematena me nügisime teda üle, mis tähendab seda, et ta oli ka viieline, lõpetas õppemedaliga ja tundus, et enam-vähem kõiki aineid nagu mõikab. Viimasel ajal ma olen tegelikult aru saanud selles, et kõik viied on raiskamine, et ei tohiks nagu kuidagi eeliskohelda või esile tõsta neid, kellel on kõik viied, sest et tegelikult selleks, et mingisugustes ainetes, mis sulle tõesti meeldivad ja sobivad, saaks teha mitte 110%, vaid 200, 300, 400%, on mõistlik mingites teistes ainetes tegelikult järele anda. Aga meil on see ikkagi, et kõik viied ja siis tegelikult ongi jube raske, et kuhu ma siis nüüd lähen. Ja kuna tal oli keemias väga head hinded ja õpetaja kiitis teda, siis me nügisime teda Tartu Ülikooli materjaliteadusesse. Ja ta tuli sealt ära esimese semestri lõpuks, võttis teiseks semestriks akadeemilise ja nüüd on majanduses. Sel sügisel alustas majanduse esimest kursust ja miks ta ära tuli? Ühesõnaga 2 asja. Esiteks muidugi ikkagi see keemia oli tal hea, aga füüsikaga jäi ta hätta. See oli üks osa sellest loost, aga teine osa sellest loost oli ikkagi see, et Tartu Ülikooli materjali teaduskond tegi väga halba reklaami sellele erialale tudengite seas. Peamiselt, ma mäletan, tütar helistas mulle, nuttis, ütles, et õppejõud täna ütles niimoodi, et võtke arvesse, et teist saavad tehnoloogid, teie hakkate töötama laboris ja neist, kes õpivad majandust, saavad teie ülemused. Ja tütar ei kujutanud ennast üldse ette elu lõpuni laboris töötama, sest mina olin talle rääkinud, et materjaliteadusega sa saad minna olla tehnoloogiajuht idufirmas, on ju, mis tegeleb materjaliarendusega. See ei tähenda, et sa ise seal laboris pipeteerid ja möllad ja mässad. Kuigi muidugi ma annan endale aru, et mingi praktikaperiood peab kindlasti olema ka laboritööna, aga et see ei ole see, et sa pead olema aegade lõpuni laboris, aga õppejõud kõik raiusid nagu rauda.
lähete laborisse tööle, tehnoloogideks, laborisse tehnoloogideks. Ja mitte mingisuguseid teisi karjäärivalikuid ei tutvustatud, ei mainitudki. Ja jah, nii see oli ja tütar tuli ära. Eero, tahad lisada midagi? Mul on poisid nooremad veel, et mul kõige suurem lõpetab praegu põhikooli, aga mille üle mul hea meel on see, et ta on nagu ise aru saanud hariduse tähtsusest, ehk siis ta nagu pingutab tegelikult. Ma näen, et ta pingutab praegu selle 9. klassi lõpetamise nimel ja ta pingutab selle nimel, et saada sisse siis heasse gümnaasiumisse, mis annaks talle siis hüppelaua ülikooli, et ta selle tee on enda jaoks nagu vähemalt paika pandud, ülikooli poole liigub, aga erialadest me ei ole veel rääkinud. Jaa, aga ma teeks nüüd väikse switchi. Jätaks korraks selle Tartu ja Tartu Ülikooli ja majanduse korra kõrvale. Ja kuna podcasti nimi on Tippude teejuht, väga kõlav ja ma ütleks nagu väga uhke nimi, et siis räägiks teie sellisest käänakutest ja sellest arengust, kuidas teist on siis juhid saanud ja mida te selle teekonna juures olete endale tarkustena siis kõrva taha pannud. Ma võib-olla küsiks kõige esimese küsimusena niimoodi, et mis on see, mis teid juhtimise juures kõige rohkem köidab? Jah, sa alustad. Okei, olgu. Mind köidab tööinimestega. Ses mõttes, et kuidas saada inimesed tegema neid asju, mida on vaja teha ja samal ajal säilitades, et nad säilitavad omanikutunde ja nagu kire selle asja tegemisel. Minu meelest see on kõige huvitavam, kuidas veenda, nügida, ka vajadusel ka meelitada, vajadusel ära osta ja inimene teeb seda ja ta teeb seda hästi. Et see on minu meelest see on väga nagu, seda ma hindan oma töös. Inimestega töö. Tööd inimestega, kuidas panna inimesi tegema seda, mida sa tahad, et nad teeks ja niimoodi, et nad seda teeks motiveeritult. Eero? No on tunda, et me oleme nagu samast ülikoolis ja sõbrad ka veel enne, sest Tea rääkis kogu minu jutu nüüd ära. Ma nagu oma profiililt, ma olen arendusjuht, ma olen sinna nagu aastatega välja jõudnud, ehk siis mind drive'ivad nagu mingid arendusprojektid. Ma tahan näha, kuidas asjad lähevad paremaks, asju edasi viia ja vastavalt sellele ma olen siis koostanud ka need meeskonnad ikkagi, kes oleksid nagu samasuguse mindsetiga ja tegelikult siis lahendaksid neid probleeme või viiksid neid teemasid edasi, mis eesmärgid me endale võtnud oleme. Sõltumata sellest, et kas ma varasemalt, kas ma olin avalikus sektoris, tänasel hetkel nii-öelda nagu siis äriettevõttes ja juhtimise mõttes ka, et mida varemaks sa saad, seda rohkem kuidagi tunnetad ka neid enda tugevusi, enda nõrkusi ja enda piire on ja siis sa positsioneerid ennast ka kuidagi palju targemalt meeskonnas. Mis see minu roll nagu on ja loomulikult juhina, ma olen see mentor, ma olen eestvedaja, ma olen utsitaja, aga mul on kohutavalt hea meel olnud töötada koos tarkade meeskondadega, et kus ma nagu näen, et mul meeskonnaliikmed ikkagi oma valdkonnas on must oluliselt targemad ja teevad oma asja nagu väga hästi. Aga see eeldab ka nagu tõesti seda, et need ülesanded, need projektid ja need teemad, millega ma olen tegelenud kogu oma töökarjääri, nad on pigem olnud sellised makrotasandiga seotud ja keerulisemad. Et ma ei ole nagu väikeettevõtlusega kunagi tegelenud. Et ma olen kogu aeg olnud olukorras, kus projektid on mitmeaastased ja lahendused on kuskil kaugemal, et need teekonnad on pikad. Ja just neid inimesi, kes seal teekonnal motiveerida, et mul on niisugune tunne, et ma nende inimestega teinekord jooksen koos nagu meeskonna maratoni ja kõigil hakkab kuskil raske. Kellel hakkab 15 kilomeetri pealt raske, 35 kilomeetri pealt hakkab kõigil raske. See on nagu selge. Aga kui sa nagu meeskonnaga lähed ja see eesmärk on jõuda sinna finišisse, sa toetad üksteist, sa otsid neid lahendusi, sa motiveerid neid inimesi, mõnda sa vahepeal hoiad tagasi, et sa liiga kiiresti jooksed, teist sa nagu lükkad edasi. Ehk siis sa jagad vahepeal rolle ümber, kes on täna vedaja, kes jookseb järel. Et see töö inimestega samamoodi, et see on väga lahe just see, et kui see meeskond nagu töötab kokku. Ja täna näiteks ma tunnen, et mul eelmisel aastal mõned inimesed vahetusid, mul on tänasel hetkel ikkagi meeskond, kes töötab väga hästi kokku. Ja see on nagu, kohe paneb silmas ära. Hea tunne on juhidele, et sellise meeskonna koos teha.
Ja ma nii palju lisan, et või sõnastan pigem sama asja teiste sõnadega, et see ekspertide juhtimine, et see on tõesti põnev, sest nad tegelikult teavadki rohkem, kui sina tead sellest konkreetsest ühest või teisest asjast. Ja no ikkagi ka see, et kuidas siis saada kaubale, kui on vaja midagi ära teha ja keegi pikka sammu ette ei astu, et mina teen, on ju, et mis siis need nõksud ja võtted on, et tihtipeale ma olen kogenud, et tegelikult tuleb ise, et töid jagades tuleb kõigepealt endale üks tükk võtta ja siis sellega nii, et umbes, et nii, meil on vaja need asjad ära teha. Okei, ma võtan selle endale, et kuidas me nüüd selle ülejäänu ära jagame. Et see tihtipeale nagu aitab, et see oli nagu eeskuju näitamine, aga muidugi see ei tohi minna nii ulatuslikuks, et ma teengi kogu öö ära, et seal on omad piirid. Aga see on üks selliseid asju, et nagu ise ka osaleda, mitte lihtsalt öelda, et tehtagu, vaid pigem ka võtta mingi aktiivne roll, jõukohane aktiivne roll. Ja see on ka tegelikult väga tore iseenesest, et võimaldab ka oma muid teadmisi, oskusi nagu ajakohasena hoida. Mul meenub selle sama jutuga, et nii-öelda valida endale meeskonnaliikmed, kes on oma valdkonnas ikkagi targemad kui mina ise, eks ju. Ühe tippjuhi ütlus, et tema on kõige rumalam inimene oma meeskonnas, eks ole, mitte intellektuaalselt rumalam, aga ütleme siis valdkondlikult. Ja ta isegi ütles niimoodi, et kui ma tunnen, et ma pean üle sõitma kellegi, ma ei tea, valikutest, otsustest või neid kahtluse alla seadma, et siis ma olen teinud äkki värbamisvea, eks ole. Et eks ta läheb nagu see teema läheb nagu aktuaalsemaks, mida kõrgemale sa juhtimistasandil nagu liigud, et esmatasandi juhina ma arvan, et enamus esmatasandi juhte valitakse ikka selle järgi, et nad on oma tiimis kõige pädevamad, eks ole. Et see parim spetsialist tuleb tavaliselt see, kes nagu valitakse juhiks. Ja võib-olla siit ma küsingi, et mis teie esimene kogemus oli, et siis kui te saite esimest korda spetsialistist juhiks, et mis see kõige suurem nii-öelda raskem osa selle nii-öelda ülemineku juures teie jaoks oli? Ja meist algused olid suhteliselt nagu, kuidas ma ütlen, paralleelselt, mitte ajaliselt, aga ma mõtlen, me olime mõlemad Eeroga tegelikult majandusministeeriumis ja mina läksin sinna siis peaspetsialistina, nagu vist ka sina, eks. Ja siis Eero jõudis juba kiiremini teha endale talituse ja selle juhatajaks hakata. Minul läks natuke kauem aega ja ma ei teinud endale uut talitust, ei olnud nii initsiatiivikas, vaid ikkagi siis sattusin tõesti asendama ühte talituse juhatajat, kes oli jäänud lapsehoolduspuhkusele, ehk täpselt see, mis sa räägid, et spetsialistist siis esimese tasandi juhiks. Aga kuna me talitsuses olime 3-kesi, hiljem 4-kesi, siis mingi eriline juhtimisväljakutse see ei olnud. See oli majanduspoliitika või? Ma olin innovatsioonitalituse juhataja esimese asjana. Aga alguses sa olid? Ma olin majanduspoliitikas, ma alustasin see peaspetsialistina ja siis mind viidi innovatsioonitalituse juhatajaks. Ma olin sama korruse peal veel. Et 2 tuba vahet, et meil on väga palju ühist ajalugu. On näha, ma mõtlesin, räägi, mismoodi see talituse loomine käib. Ühesõnaga, mina peale seda, kui ma olin majandusega lõpetanud, siis 2000 ju Eestil tegelikult seisid ees nagu väga suured muutused on ja tegelikult meil oli ju teekond Euroopa Liitu oli paika pandud, kuhu me liigume. Ja ma oma magistrit läksin tegema Tartu Ülikooli Euroopa kolledžisse, siis ma jätkasin Tartus õpinguid. Ja ma vaatasin, et minu magistriga sobis väga hästi kokku siis tegelikult Euroopa Liidu vahendid, sest kui oli referendum ka, miks inimesed Euroopa Liitu astuvad, siis need Euroopa Liidust tulevad rahad oli üks tugev argument, reisimisvabadus ja kõik see seal juures. Ja põhimõtteliselt oli see, et me võtsime siis eelstruktuurifonde, Euroopa Liidu liitumiseelse fonde vastu ja ehitasime üles siis süsteemi nende Euroopa rahade vastuvõtmiseks, mida nüüd on kasutatud viimast 20 aastat on ju aktiivselt. Ja see oli selline valdkond, mis nagu Tea ütles, et see arenes nagu pärmiseen on ju. Et kui ma läksin sinna tööle, siis meil oli vist projektidega tegeles peale minu veel üks inimene ja me istusime kuskil nurgas 2-kesi. 2 aastat hiljem oli mul talitus, 4 aastat hiljem oli mul ministeeriumi suurim osakond, 23 inimest, kes tegeles nende Euroopa Liidu rahadega. Liitumise hetkel mul oli juba 23 inimest, 3 erinevat talitust, juba struktuur oli nagu paika ehitatud. Et oli tollel hetkel hästi kiiresti arenev valdkond ja ma arvan, et see juhtimise kogemus mulle tegelikult ise oli muidugi väga noor siin ja eks ma tegin vigu ka, aga
see, et see on natuke nagu startupi teema, vaata, et sul on selline kiiresti kasvav valdkond ja sa pead need probleemid järjest nagu ära lahendama ja leidma nagu õiged inimesed ja järjest mingid väravad avanevad ja siis sa nagu toimetad nendega. Nii. Et minu jaoks see tööga avalikus sektoris oli väga agiilne, tõsiselt agiilne 2000-te alguses ja keskel. Nii et ma arvan, et seal ei olnudki vahet, tead, kas sa oled nagu era- või avalik, et väga dünaamiline. Aga see sinu kogemus, kui sa nii-öelda, ma saan aru, et tegelikult sul ju kasvas meeskond ka järjest suuremaks ja suuremaks, et kas see üleminek kuidagi moodi on sul meeles ka, mis seal olid kõige suuremad challenge'id sinu jaoks? Ja mis seal challenge'id, eks see nende inimestega tegelemine tollel hetkel oligi, et kui sa nagu ise oled noor, tänasel hetkel ma olen coaching ut õppinud, ma olen Fontese metroprogrammi lõpetanud, on ju, ehk siis sa oskad juba juhina selle inimesega vajadusel rahulikumalt tegeleda, aega võtta, et tollel hetkel oli see, et sa jooksid ühtepidi ajaga võidu, on ju, ja sa olid ise ka nagu noor, ehk siis jube kärsitu ma olin noorena, ehk siis ma tahtsin ka neid tulemusi nagu hästi kiiresti, on ju. Et siis tihti ma panin nagu ise ees nagu plagama, et minu inimesed ei jõudnud mulle järgi, on ju. Ma selgelt nagu tundsin seda, mis nagu, eks neid mingisuguseid konflikte ikkagi tekkis, aga meil oli, mis oli hea, oli see, et meil oli hästi noor meeskond tollel hetkel ministeeriumis ja kõik olid nagu selle suunaga, et mingid asjad tuleb lihtsalt ära teha. Et ma ütleks võib-olla nagu tea ka, et seal väga palju juhtimist ei olnud. Et lihtsalt tuli nagu tegevusi juurde, siis tuli inimesi juurde värvata, okei, sina nüüd tegeled selle projektiga, sinule võtame selle projekti, võtame jälle inimesi juurde, sina tegeled selle projektiga ja kõik nagu kaevasid. Hommikul ütles labid kätte, kõik kaevasid õhtu. Et sellist nagu mingit arutelu, et kas me peame tegema või mitte, ei olnud. 2004 on liitumine, selleks ajaks pead asjad korras olema, teeme ära. Kõik läks nagu. Ja siis kui see 2004 see liitumine tuli ja need struktuurfondid avanesid, esimene täisperiood oli vist 2007–2013, lihtsalt siia kontekstiks, et toona suudeti see Eestile ette nähtud rahaports või rahapada oluliselt kiiremini hakkama panna ja laiali jagada, kui seda praegu suudetakse. Et see süsteem ikkagi, mis kiiresti üles ehitati ja eks ta oligi alguses ka natukene õhukesem kindlasti, aga see võimaldas kiiret tegutsemist. 2004–2006 me tegime Ida-Euroopa parima rahade kulutamise tulemuse üldse. Just sellega, et meil oli noor meeskond, meil oli, kõik olid lahendustele orienteeritud. Peab saama. Kuidagi peab saama. Ja polnud veel ühesõnaga kõikvõimalikke riske, ei oldud veel tuvastatud, kõik võimalikke 4, 8 ja 16 silma kontrolle ei olnud veel peale pandud. Nii et asjad läksid palju kiiremini. Ja. Mina mäletan, täiesti nagu üllatav minu jaoks ka näiteks, et mina olin Rahandusministeeriumis ka 2004 vist ja siis oli eurole ülemineku esimene laine ja mina olin eurole ülemineku riikliku kommunikatsiooni töögrupi juht. Siuke väga kõlav ja uhke värk. See 2006 muidugi ei õnnestunud, meil inflatsiooni kriteerium, eks ole, me ei täitnud seda. Ja siis oleks ikkagi pingutanud, oleks saanud, jah. Ma arvan, see oli poliitiline ka paljuski see otsus ikkagi. Aga mis mul oli tore vaadata, et siis, kui see ikkagi juhtusi teises laines, siis kõik need meie nii-öelda need pampletid ja infokletid, kõik oli sama, mis oli meil valmis tehtud juba. Et ainult kuupäevad olid ära vahetada. Ja, oli sahtlist võtta. Ja. Võt siuke äge aeg on. Eurole üleminek oli ka ikka suur asi. Oli. Aga mis oli juhiks olemist puudutab, kui selle juhtimisteemale tagasi tulla, et ma ei tea, kuidas tea sina, aga et minul ei ole nagu olnud kunagi sellist ambitsiooni, et ma pean kindlasti olema nagu tippjuht või ma pean saama tippjuht, et ma olen kuidagi nagu oma mingit tippjuhi teekonda planeerinud, on ju. Ära naera. Ei, sa küsisid, et kuidas sina, et just kui mul oleks. Sa oled planeerinud, ei ole. Räägi edasi. Et pigem on see olnud see, et on olnud mingid huvitavad teemad, huvitavad valdkonnad ja nagu see juhtimisroll on tulnud tegelikult selle valdkonnaga kaasa.
ma ei tea. Ja, ma isegi valmistan kuulajatele omalt poolt veel suurema pettumuse, et mina olen ikkagi kogu aeg ühe jalaga ka ekspert olnud. Et ma sellist tippjuhi, ma praegu ju ka tegelikult ei ole tippjuht, ma küll olen meelitatud siia saatesse kutsumast või podcasti, aga kui ma olin ministeeriumis talitlusjuhataja või osakonna juhataja ja seal oli 25 inimest alluvuses, mingi serva pidi ma ikkagi moel või teisel ikkagi ka seda eksperdi vaadet nagu omasin või ei kaotanud seda ära. Minust ei ole kunagi saanud selline üldjuht, kes nagu sisus ei osale või. Ja kui ma läksin EAS-i, kus mul oli 35 inimest ja see on ka minu absoluutne rekord ja seal ma sain äkki aru, et neid inimesi on juba päris palju ja tegelikult ma ei saagi enam nagu seda eksperditööd ühe jalaga või ühe käega enam teha. Ja mul hakkas jube igav, nii et siis, kui ma tulin ära Arenguseire Keskusesse, kus meil on 7 inimest ja ma möönan, et tegelikult ma ikkagi jätkuvalt teen ühe käega natukene ka eksperditööd ise ja võt see mulle sobib. Ja see on, minu arvates on see ülioluline teema, nagu ma mõtlen ju nendele, kes plaanivad minna õppima näiteks midagi, eks ole. Ma ei tea, ärijuhtimist või mis iganes, eks ju. Et mõelda läbi see osa, et juhtimine ei pea olema ilmtingimata, ei tähenda seda, et sa pead nii-öelda vertikaalselt pidevalt uusi kõrgusi leidma, eks ju. Vaid pigem tegelikult minu arust need karjääriteed võivad olla ka eksperdina saada tippeksperdiks ja olla väga-väga hea selles ja tunda, et see ongi minu teema, eks ole. Et vanasti vist oli niimoodi, et ikkagi juhtimine oli see, kus oli siis järgmine aste ja kus sa nagu ilmtingimata nagu pidid minema, kui sa tahtsid kuhugi kaugemale jõuda, eks ole. Aga ma arvan, et tänapäeval vist see enam nii ei ole. Ma olen väga nõus, et mina ka oma tänases töös, et kommertslennundus, ma olen sellega nii pikalt tegelenud ja ega neid kommertslennunduse eksperte Eestis väga palju ei ole. See, kes saavad aru, et miks lendab, kuhu lendab, kui palju lendab, miks just nii palju, et mis selle Air Balticuga saab, on ju, kõik need asjad. Et tegelikult meid Eestis on niimoodi 2 käe sõrmedel, kes me selles kontekstis suudame orienteeruda. Ja ma samamoodi ma üritan hoida endal ka ikka väga seda spetsialisti või eksperdi kompetentsiga üleval, et lugeda raporteid, lugeda tausta ja olla kursis. Ja Eesti puhul tegelikult ongi, ja mulle see väga meeldib ja see on väga positiivne, aga ma arvan, et Eesti puhul on ka ikkagi see mängib siin alati rolli, et meid on nagu nii vähe ja ka ettevõtted on, lennujaam ka tegelikult juhtimisstruktuurid on väga õhuke, me oleme väga liin tegelikult. Ehk siis juhid peavadki olema ka nagu oma valdkonna eksperdid, vähemalt mingil määral on ju. Sa pead sinna sisse minema, sa pead sellest aru saama, sa pead ise mingid probleeme lahendama, et sa ei saa nagu öelda, et mina tegelen ainult puhta juhtimisega, nagu kuskil juhtimisraamatus kirjas, et ma sisuga ei tegele. Et kui meil reedel oli ikkagi lumetorm, on ju, siis meil juhatus istus maha ja vaatas seal konkreetselt, et nii, mis protsessides läks viltu, mis masinat on vaja, miks see masin katki oli, miks ei jõudnud, on ju, ja sa pidid aru saama sellest kõigest. Ja eks see oleneb nagu muidugi elu liigub üha rohkem komplekssemaks, eks ole. Info hulk, mis tuleb läbi käia, on nagu meeletult kasvab, on ju. Mitte lineaarselt, vaid eksponentsiaalselt on õige sõna just. Aga kas teil on küsimusi tekkinud veel äkki juhtimise kohta või juhtimise kontekstist? Ma nii palju... Oota Meelis, ma annan sulle väikse mikrofoni ka, siis see on kuulajatel kergem. See on ilmselt ka juba järjekorra moodustama. Et ma kõigepealt õiendan seda tippude teejuhi teemat, eks ole, et ega me ikkagi räägime tippudest, et see ei pea olema mure, et ei ole võib-olla mingi tohutu tippjuht, eks ole. Peaasi, et oled tipp. Oled tipp. Väga tore. Selleski. Aga meil on siin, eks ole, natuke diskussioonis väike vastuolu tekkimas, eks ole, just nimelt selle vahel, et olema siis ekspert ehk mingi valdkonna nagu parim asjatundja oma meeskonnas või olema see, kes tegelikult, kelles kõik üle omas valdkonnas peavad targemad olema, eks ole, et ega ma ei küsi vastust ja mul ei ole ammulgi endalgi seda, aga lihtsalt see on õhus mingil määral, eks ole. Aga ma tahtsin küsida tegelikult ka, et te rääkisite oma sellest nii-öelda tööelu algusest, 2000 alguses, eks ole, ja te olite juba siis juhid. Ja nüüd praegune aeg, et kas selle 20 aasta jooksul on juhtimine muutunud, kas on juhitavad muutunud, kas on juhtimisstiil
teisenenud. Juhtimise selline ajalooline või natuke niisugune perspektiiv. Ma ei mõtle mingit teooriat siin. Minu enda puhul kindlasti jah. No, ehk siis see on nagu see, et mingitel ametitel on ju ka mingid vanusepiirid pandud, et sellest ametist või sellest vanusest sa oled nagu niivõrd väärikas peaks olema, et siis sa võiks seda ametit pidada. Kui ma... Vabariigi presidendi vist ei ole. Ei ole või? Kui ma 30-aastaselt sain asekantsleriks, siis ma suhteliselt kiiresti sain aru, et see on nagu minu jaoks natuke vara. Väga selline, ma ei ole nagu juhtimuslikult küps veel kogu transpordivaldkonnaga tegelema Eesti riigis, aga lihtsalt tollel hetkel olid need ajad, kus noored inimesed tulid peale avalikus sektoris. Ja see kool, mis ma sealt sain, oli muidugi nagu meeletu juhtida kogu Eesti transpordisektorit 30-aastane. Aga tänasel hetkel ma mõtlen, et ma mingeid asju oleks teinud rahulikumalt, mingid asju võib-olla lahendanud teistmoodi väga selgelt. Ja kus ma täna nagu näen, et mis ma enne Veiko teema peale ütlesin ka, et inimesi tuleb nagu palju rohkem ka hoida, et see coachivam ja mentordav teema, et see on nagu väga palju sisse tulnud juhtimisse. Ja ise oma ajaloolise kogemusega, et mul on ka praegu mentee, ma töötan ka mentorina asutuses ise. Ehk siis 20 aastat tagasi ma ei oleks selleks valmis olnud, sellisteks juhtimise tegemisteks. Ja kindlasti tänasel hetkel on see, et võtad nagu rohkem aega mingitel hetkedel hingad sisse, vaatad, et ei pista kohe kuskile poole jooksu, et 20 aastat tagasi pistid varem jooksu. Mis ma nagu teajutusse veel kaasa võtaks, mis puudutab nagu konteksti, siis mulle tõesti meeldis, et kui me oma töötajateed alustasime, siis tegelikult oli keskkond oli paindlikum. See ettevõtluskeskkond tegelikult on see keskkond, kus me opereerisime, see oli paindlikum. Et tänasel hetkel seda red tape'i ja kõikvõimalikke nõudeid, seda on kohutavalt palju ja me kulutame nagu minu arust väga palju aega mingisuguse raporteerimise ja mingite tabelite täitmise peale, mis tegelikult selle eesmärgile meid lähemale ei liiguta. Ehk siis ka see tööprotsess on tegelikult muutunud teistsuguseks. Millest on natuke kahju, sest et kuna ma olen jätkuvalt veidi kärstitu, siis ma tahaks tulemusi saada kiiremini. Ma ühe tähelepaneku ka nüüd mõtlesin välja, et kas ja mis on muutunud minu kogemuses ka varasemalt ja varasematel ametikohtadel ja eriti majandusministeeriumis, kus kõik olidki verinoored, vähemalt seal 2000 alguses. Et seal oli tõesti see, et meil on vaja seda asja nüüd teha ja väga palju ei olnud seda, et aga mis mis on nagu ootus iga ühe sooritusele, mis on need KPI-d, mis on see miinimum, mis peab olema tehtud, et inimene saaks, et inimene nagu oleks teinud, andnud oma panuse või mis on see nagu tema tööplaanis ette nähtud panus, millega rahul ollakse. Et selle defineerimine ette ära. Et mul ei olnud seda harjumust vanasti, tundus, et töö on vaja ära teha, hakkame tegema, jagame, sina teed seda, sina seda, on ju, hakkame pihta. Aga et mulle tundub, et praegu inimesed, vähemalt minu inimesed, ma olen seda nüüd õppinud, nad rohkem ootavad seda, et aga defineerime ka ära, mis on iga ühe rahuldav sooritus. Et katsume sellest nagu alguses aru saada, et mida oodatakse. Ma muidugi räägin meil Arenguseire Keskus, me teeme uuringuid, aga et kui keegi võtab omale uurimisteema eest vedada, on selle uuringu juht, mitu veebiseminari peab minimaalselt tehtud olema, mitu publikatsiooni, kas üks konverents või ei tee konverentsi, mitu lühiraportit, et me tegelikult nagu määratleksime need ette ära, mitte lihtsalt, et hakkame minema ja tee nii palju, kui suudad, sest siis mõned inimesed põlevad läbi, sest nad tõesti teevad nii palju, nad kogu aeg arvavad, et oodatakse nii palju, kui vähegi võimalik on. Ja mõned ongi kerged läbi põlema, kuna nad tunnevadki, et juht kindlasti ju tahab, et ma teeks veel rohkem. Ja muidugi ma tahan, aga mina ei saa aru sellest, kus temal hakkab piir ette tulema, kuna ta on liiga palju enda kanda võtnud. Enam-vähem juba saan ka aru, aga lihtsalt, et see KPI-des kokku leppimine ilma enne kui suurema projekti kallale minekut
on üks asi, mida mina olen õppinud. Muidugi alati ka ei õnnestu siis neid KPI-sid täita, on omad objektiivsed põhjused, aga selles nagu ootustes nagu võimalikult selgelt. Ja mis puudutab seda Meelise teemat, et kas juht peab olema ekspert või peavad teised olema eksperdid ja tema juhib oskuslikult, et siis seda ekspertiisi on nagu erinevat, et kui ma enda tööle mõtlen Arenguseire Keskuses, siis mul on inimesed, kes teavad minust palju rohkem, ma ei tea, mingeid elektrisüsteemi detaile, meil oli üks uurimisteema tarbijate roll tuleviku elektrisüsteemis, kõik järjest rohkem ise toodavad, salvestavad, juhivad oma energiatarbimist, et ekspert, kes mul selles teemas tegutses, teadis sellest palju-palju rohkem, aga minu ekspertiis tuleb siis mängu, kui me vaatame üle, et aga mis sõnumitega me välja läheme, kas selles raportis, mis nüüd on kokku saanud, kas on midagi üle, kas on midagi puudu ja see on nagu see minu ekspertiis ja kuidas, et millele rõhuda, et Riigikogu liikmete huvi nagu enim äratada. See on see, kus mina tulen appi oma ekspertiisiga, kuigi tema teab elektrisüsteemist rohkem kui mina. Et võib-olla selline vastus. Vahu, sa tahtsid küsida midagi? Võib-olla siis küsimus, kuivõrd me siin juhtimisest räägime, et jälle palju räägitud AI-st, eks ole, et AI tuleb ja teeb, ütleme siis nõnda reatöötaja töö ära, et ma ei tea, juristid, programmeerijad, aga kui palju tegelikult AI juhtimist mõjutab? Ja kuidas nüüd tegelikult me seda oskusliku AI kasutamist saaksime ka meie juhtimise kvaliteedi, aga juhitakse sellepärast, et mingisugust tulemusi saavutada, ehk nende tulemuste saavutamise kvaliteedi tõstmiseks. Kuidas AI versus juhtimine? No nii, väga põnev teema. Ja ma püüan siit võib-olla otsa lahti teha. Me Lennujamas ka tänasel hetkel me väga tõsiselt vaatame AI võimalustele ja kus me näeme, et esimene võimalus, kus me saame teda kasutada, ongi sisemised tööprotsessid, sisemine töökorraldus. Meil on kohutavas kogus protsesse, mis tahavad uuendamist pidevalt ja mis tahavad omavahel sünkroniseerimist ja kõik seda. Ehk siis nende protsesside ja kvaliteedi juhtimise juures on see suure tõenäosusega esimene valdkond, kus me võtame AI kasutusse. Ja mis puudutab meie hankeid ja kõiki selliseid asju, ehk siis sellised administratiivsed toimingud. Ehk siis sinna see AI toob meil kindlasti väärtust juurde. Tänasel hetkel meie jaoks kõige suurem küsimus on see, mida me nüüd lahendame AI teenuse pakkujatega koos või üritame selle aru saada. Et kui me oma dokumendid sinna sisse söödame, et kas siis AI kasutab neid dokumente õppimiseks või me saame teha sellise diili, et see on suletud süsteem, ehk siis meie dokumendid ei liigu välja sinna AI üldisesse pilve. Ja ma saan aru, et sellised lahendused on mingi ChatGPT Enterprise. Ja täpselt, et me peame siis vaatama, suure tõenäosusega me liigume Copiloti peale, sest kuna me oleme Microsofti põhises ökosüsteemis tänasel hetkel. Nii et see kvaliteedi juhtimis ja protsesside juhtimine, et see on kindlasti, kus see AI tuleb meile esimesena appi, vähemalt loodame. Mina ei ole küll veel seda kohta üles leidnud, kus ta mul nagu rohkem juhtida aitaks. Mida me teeme AI-ga või üritame teha, on ikkagi nagu tugiprotsesside automatiseerimist. On need siis kirjanduse ülevaadete tegemine, väga lihtne, need AI-d, mis jooksevad teaduspublikatsioonide peal, või siis mingid veebikaeve algoritmid või veebikaeve mootorid, et seda infot, nagu alginfot koostada, mille pealt siis neid trende ja välja võtma hakata trende ja kriitilisi tegureid. Et selles mõttes me kasutame ikkagi taustaprotsesside või töömahukate protsesside automatiseerimiseks. Et seda, kuidas ta mul paremini juhtida aitaks, on hea küsimus, ma ei ole selle peale mõelnud, aga ma ei ole seda veel üles leidnud, seda momenti. Minul tuleb üks ettevõtte Rootsi firma Klarna kohe nagu meelde, kes on tegelikult pangateenuseid pakkuv ettevõte ja nemad on nüüd teinud niimoodi, et nad on öelnud, et nemad uusi inimesi juurde ei võta, vaid need, kes lähevad ära loomulikul teel, loomulik tööjõu voolavus, siis nad püüavad asendada siis AI teenustega. Et neil päris palju erinevaid protsesse on AI põhised juba
et väga huvitav selline lähenemine. Näiteks uuringute valdkonnas, mida nemad tegid, neil on seal, ma ei mäletaks, 5000 töötajat ja nad tegid sisemise küsitluse niimoodi, et siis chatbot intervjueeris kõiki töötajaid tööle pühendumise valdkonnas või teemas. Ja seda sai teha ju reaalajas, et sa ei pea tegema intervjuusid mitte nagu ükshaaval, vaid et reaalselt siis nii-öelda AI küsitles kõiki töötajaid, mitte lihtsalt etteantud küsimuste valdkonnas, vaid etteantud teemadega, et ta võis minna sügavamale ka mingite teemadega, et aru saada, mis seal taga tegelikult on, mis on väga põnev jällegi uuringute valdkonnas. Aga äge. Kas on midagi, mida ma ei ole küsinud, publik ei ole küsinud, aga te kindlasti tahaksite kuulajatele jätta? Mina, kui me alustasime nagu selle ülikooli tee juurest ja siis kui ma siin ringiga tagasi jõuan sinna algusesse ja ka oma Tartu teemade juurde, siis minul on nagu väga hea meel, et peale seda, kui ma olen siin ringi Tallinnas ära teinud ja inimesed kohtus töötanud, siis ma tegelikult olen ringiga jõudnud tagasi ka Tartu Ülikooli juurde, et ma saan teie siin olete lektorid ja Vahuriga koos me oleme praegu siis Tartu Ülikooli sihtasutuse nõukogus. Ja mul on väga hea meel, et Andres Sutt mind sinna kutsus. Ehk siis tõesti see mõte ka, mis alguses nagu on, et kui sa oled mingi tee nagu läbi käinud, siis kuidagi pidi hakata tagasi andma. Et ma arvan, et see on nagu väga hea mõte. Mina olen kuidagi sinna välja jõudnud, et tahaks hakata nagu tagasi andma mingit otsapidi ja kuidagi juurte juurde tagasi ka nagu minna oma toimetamistega. Et selline tunne on tekkinud, jah. Väga äge. No ma olen oma esimese lapse saatnud Tartu Ülikooli majandusteaduse. Ma olen ka tagasi andnud. Ja kaks on veel tulemas, mine tea, mida nemad valivad, et võib-olla ringiga tagasi. Midagi veel lõpetuseks öelda, maru keeruline. Võib-olla mul oli üks väike lugu, mida ma tahtsin meenutada, kuna ma tegelikult olen tõesti Arenguseire Keskuses juba 7 aastat töötanud, mis on suhteliselt juba pikk aeg, mille üks külg muidugi on see kõrvale põikena, et see võib Eestis tunduda pikk, Euroopas keskmine tööjõuvoolavus tegelikult on 8 aastat staaži, Eestis on see 6 või 5 ehk et palju vähem ja sellel kiirel voolavusel on ka hea külg on loomulikult see, et on kiire nagu kogemuste teadmiste vahetus, aga kehv külg on see, et inimesed tegelikult ei jõua alati hakata sellesse akumuleerunud teadmist ja oskust nagu päriselt tööle panema selles kohas, kus nad töötavad või et see nagu tagasiteenimise aeg selle töökoha jaoks võib jääda lühikeseks. Nii et ma oma 7 aastat üle ei dramatiseeri ja ma hea meelega teen veel seda tööd, aga ma ütlen, et kui ma alguses läksin esimesel aastal, siis seesama tütar Tartu Ülikoolis praegu toona oli 13 ja küsis, et emme, mis tööd sa teed? Mis tööd sa nüüd teed? Ta teadis, ma vahetan tööd. Ja siis ma ütlesin, et ma teen uuringuid selleks, et Riigikogu saaks teha paremaid otsuseid, mille peale ta küsis, kas nad on juba mõne parema otsuse teinud. Ja nii et nüüd ma tegelikult loodan, et selle 7 aasta jooksul nagu üht-teist on imbunud sinna jutupunktidesse, üht-teist on imbunud parteiprogrammidesse, üht-teist on imbunud isegi koalitsioonilepingutesse. Nii et selle üle on hea meel. Mis see suurim võit tundub? Eks need võidud selles mõttes vahelduvad. Esiteks muidugi, kui me alustame sellest, neid on mitu tükki, ma ühega ei saa piirduda, ma ei tea, kas meil veel aega on. Meil on aega nii, et tapab. Okei, et see on nagu ühest küljest on tore, et meie ettepanek on hästi vastu võetud, milleks on siis täpsemalt rääkides see, et Tervisekassas kujunevat defitsiiti tuleks parandada sellisel moel, et teha laste eest eraldis, nii nagu on pensionäride eest eraldis Tervisekassal. See on muidugi tehniline jutt juba, aga põhimõtteliselt, et Tervisekassa saaks riigieelarvest süsteemsetel alustel raha juurde, laste pealt ravikindlustusmaksu summa ulatuses. Ja see on siis see mõte, mis on väga hästi poliitikutel varnast võtta, praegusel ministril eriti, aga probleem on selles, et katteallikaid ei ole, mistõttu seda otsustamist on edasi lükatud ja lükatakse ilmselt veel. Nii et see on nagu, et meie ettepanek jõudis ministrini, minister haaras sellest kinni, aga
et ei ole veel seda lahendust. Siis mida praegu tehakse, mis on tore näha, on ikkagi natuke püütakse sammhaaval, kuigi läheb raskelt, õppelaenu reformimine. Et me juba 3 aastat tagasi juhtisime tähelepanu sellele, et tasuta kõrgharidus on tore, aga kõrgharidussüsteem niimoodi lõpmatult välja ei vea. Siin on väga palju detaile seespool ja me saaksime õppemaksu osaliselt mängu tuua juhul, kui seda oleks võimalik mõistlikul moel katta õppelaenuga. Ja sellisel mõistlikul moel, et see õppelaen olekski siis oluliselt odavam, oluliselt pikema aja peale ja võib-olla ka mingil määral paindlik, et mingisugustes erialadele tööle minnes seda osaliselt kustutatakse. Meie õppelaenud, ma ei tea, kas sul, mul kustus avalikku teenistusse tööle minnes omal ajal, eks ju. Siis ühel hetkel muidugi lõpetati see ära ja võib-olla see avalik teenistus oligi liiga lai, on ju. Et äkki me tahame ikkagi kitsamalt seal, ma ei tea, seal radioloogiatehnikuid või mingit spetsiifilist eriala, mida meil on parasjagu hästi vähe. Et siis, mis ma veel oskan, koalitsioonilepingutesse on läinud sisse näiteks vesinikumajanduse arendamine või siis pikaajalise hoolduse reform, kuigi see reform ei ole nüüd üks-ühele see, mida meie välja pakkusime, aga omad elemendid on seal olemas. Eelkõige see, et valdkond vajab raha juurde, Eesti vajab tegelikult hoolduskindlustust, aga praegu on halb aeg sellest rääkida, sest et maksud niigi tõusevad. Ja nii edasi, et tegelikult neid asju ikka on, haridusvaldkonnas on päris palju. Koolivõrk Eestis on 50 kooli, mis on asuvad sellistes kohtades, millel on tühjenevad korjealad. Ehk et me räägime siis vähem kui 90 lapsest kooli kohta, on ju. Kas juba nüüd või siis rahvastikuprotsesse vaadates lähiajal. Ja nii, et küsimus, et kas õpetajate palgaraha on kinni koolivõrgus, jah, osaliselt on tõesti kinni koolivõrgus, et see oli siis esimene kord, kui keegi tegi sellise kaardi, kus oli siis näha, et sõltuvalt laste elukohtadest, kus peaksid asuma koolid. Varem oli nii, et oli otsitud lapsele lähimat kooli ja seda ka veel ühe kohaliku omavalitsuse raames, on ju. Nii et see kaart, mille me tegime esimesena, varem ei olnud sellist asja tehtud, et vaatame, kus lapsed elavad, kus on korjealade täituvust nii-öelda ja siis kus need tühjad korjealad on, mis koolid seal on ja siis kus need koolid tegelikult peaks olema. Nii et tegelikult neid asju, jah, ma nüüd vist selle koha peal panen punkti. Aga rektorite nõukogus oled käinud rääkimas, aga see oleks ju täpselt see, et kui me räägime ju, eks ole, õppelaenust ja nii edasi, see on täpselt see teema, mis ju... Ja, mis praegu jälle tõuseb, vahepeal oli ju ülikoolidele see rahastustõus 3-aastane või 4-aastane ja tegelikult nüüd ongi küsimus, et mis nüüd, et kas külmutatakse ülikoolide rahastamine või mis saab, nii et täpselt see teema just tuleb ja me kavatseme meie veebis on selline asi nagu kõrghariduse rahastamise kalkulaator ja me seda just uuendasime, et meil on seal värsked andmed sees ja kõik saavad ise läbi mängida erinevaid õppemaksumäärasid, õppelaenu intresse ja muid. No nii, sa said nüüd kõva promo teha enda tööle, aga ma kohe annan küsimusele ka sõna, aga kõigepealt Eero, sa nüüd tee promo linnaliiklusele ka, et mida sina kõik oled ära teinud selle aja jooksul? Täna nägin akadeemik Vargust ja siis ta küsin, kuidas läheb, et kriitikuteks, aga meil läheb suurepäraselt Tallinna lennujaamaks oli 80% rohkem reisijaid. See vist kogu pilt ei ole Eesti majandusest, aga loodetavasti kõik ära ei reisi, et tulevad kõrgasi ka. Ma võib-olla ütlekski selle kohta, et mis teeb rõõmu juhile ja sellele see, et kui sul on plaan, sa viid selle plaani ellu, selle plaani järgi tuleb ka tulemus, on ju. Et kui sa oled teinud 3 aastat väga tugevat müügitööd, on ju, siis sa näed, et see müügitöö on ka millelegi viinud ja läbi selle on tulnud ühenduse juurde. Me oleme müünud koos Visit Estoniaga, EISi turismi arenduskeskusega oleme müünud väga tugevalt. Et see teeb väga head meelt ja mis mul endale teeb head meelt on see, et see on ka seotud tegelikult minu kooliteega, et ma saan tegeleda nii turunduse kui välismajandusega, mida ma õppisin, siis ma saan Eestit müüa välisturgudel ja lisaks veel globaalses valdkonnas. Et kui kevadel ka nõukogu küsis mult, et kas sa tahad oma juhatuse liikme lepingu pikendamist, on ju, siis korra mõtlesin,
ütlesin, et issand jumal, mulle nii meeldib oma töö nagu. ja noh, meil on projektid pooleli, et noh, loomulikult võiks veel edasi teha mingi 1 tsükli vähemalt. Nii et ma arvan, et me oleme nagu hästi teinud ja me liigume nagu õigel kursil. Ühendused jäävad Eesti jaoks alati probleemiks, sest et me oleme väike, me oleme kaugel, meil on meri on vahel ja see ühenduste teema on meil seni, kuni me siin oleme, seni see meie jaoks oluline on. Et peale mind tulevad järgmised inimesed ja tegelikult maadlevad täpselt samade probleemidega. Et see jääb niimoodi. Ja sealt tuleb neid aastaastmeid, neid väikseid võite lihtsalt võtta. Ja ma saan aru, Eero, et sa oled võtnud neid väikseid võite. Ütle nüüd jaa. Ütleme, vaata see on see, et mul on see rahulolematus on kogu hinges, et tegelikult tahaks rohkem. Tegelikult need asjad on veel tegemata. No, et mingi perspektiiv on kogu aeg ees kuskil. Okei, aga viimane küsimus tuleb publikult nüüd. Okei. Mina olen Iivi Proos, lõpetasin teaduskonna 1972 ja kuna mul nagu majandustaustale lisaks natuke sotsioloogi tausta, siis ma nügiksin oma küsimusega veidi meid majandusteaduskonna suunas. Ja mul selline küsimus, olles ka eelnevaid podcaste neid, mis a la selline formaat täna, kuulanud, mul on niisugune tunne, et üks nagu valdkond on sealt natuke vähe esindatud. Ja selle valdkonna niisugune, ütleme, peatükk võiks olla, et minu sillad majandusteaduskonnaga. Ja mul siuke küsimus mõlemale. Et kui te nüüd mõttes pakiksite omale seljakoti ja seal seljakotis on 3 teie jaoks olulist asja, mida te sealt majandusteaduskonnast kaasa olete võtnud. Teil on mõlemal distants lõpetamisega. Need asjad ei ole asjad, vaid need on niisugused abstraktsed kujundid. Seal võib olla mõni idee, seal võib olla mõni ideoloogia, seal võib olla mõni õppejõud, kelle te pakite kaasa selleks, et tema käest saaks veel pärast küsida ja teda ära kasutada nii-öelda positiivses mõttes. Et mis need 3 olulist asja teie jaoks on? See oleks nagu teaduskonnale ka veidi tagasiside, et milles nad siis nagu head on olnud ja mis teil nagu seal seljakotis on? Ja, väga hea lõpuakord siia selle küsimuse. Kes on valmis esimesena? Väga keeruline. Mitte, et midagi ei oleks pakkida sinna, aga selles mõttes kindlasti on. Aga mõtteid nüüd nii kiiresti koondada. Mul esimese asjana tuli pähe võrgustik, aga see ei ole niivõrd, see on ka õppejõudude teine, aga mitte ainult, et see on pigem nagu see, et need kursused olid suured ja need inimesed on igal pool mööda Eestit nüüd laiali. Ja väga hea lihtne on asju ajada. Võib-olla ikkagi siis selline nagu majanduslik mõtlemine. Kõlab võib-olla triviaalselt, aga mõte on ikkagi selles, et kui me vaatame ühiskondlikke probleeme, ühiskonnaelu küsimusi, siis me suudame neid majanduslikust aspektist käsitleda ja lugeda seda ratsionaaliat, seda majanduslikku ratsionaaliat nagu kuidagi, see on see esimene hinnang asjale, et aga kuidas see tulu-kulu mõttes kokku jookseb või kas meil on sellele nagu nüüd mingisugune nagu teostatavus analüüs olemas tegemisel, mida see näitab. Et võib-olla selline hoiak, mis alati ei ole ka, ega see ei pea ka olema kõikidel inimestel kohe esimese asjana esimene mõte, aga selles teaduskonnas õppimine kindlasti annab. Mina ütleks, et kuna mina õppisin majandust, siis ma vahepeal 1 aasta õppisin suhtekorraldust ja siis ma lõpuks tegin magistri Euroopa kolledžis, siis ma vaataks isegi seda tervikpilt, et tõesti see kontaktvõrgustik, mille ma Tartust kaasa võtan, see on olnud meeletu ja see on mind aidanud ja saatnud kogu elu. Ehk siis, kui sul on ikkagi ühine taust selle Tartu ülikooliga ja ka majandusteaduskonnaga valdavalt, niin see väga hästi mõjub töösuhetes ja ühise selle konteksti leidmisel. Minu jaoks see välismajanduse, rahvusvahelise majanduse pool kindlasti ja maailma majandusest arusaamine. Et see on üks väga oluline teema, sest me elame globaliseeruvas ühiskonnas ja tänasel hetkel see, mida ma ikkagi rahvusvahelise majanduses õppinud olen, see on aidanud mul, eks ma täna ka ju loen ja et see on tegelikult aidanud mul aru saada nendest protsessidest, maailmas toimuvad nendest suhetest. Et heale lisaks. Ja efektiivsuse drive, ma sellest siin ei ole siiamaani rääkinud, aga
ega minus on ka sees see protsessi innovaator, vaata, et ma tahan kõiki asju efektiivsemaks teha, on ju. See eeldab ka seda, et sa vaatad mingit Excelit, on ju, nii, kust me siit saame mingeid asju kokku hoida, optimeerida. Et noh, minu jaoks on ka selline, nagu, see on väga majanduslik mõtlemine, efektiivne mõtlemine, ratsionaalne mõtlemine. Ehk siis, et kuidas sa saad nagu protsessi järjest nagu paremaks teha. Ja sealt me jõuame siis ka juba automatiseerimise ja digitaliseerimise ja AI-ni, mis tegelikult meil need protsesse tänapäeval paremaks aitavad teha ja efektiivsemaks. Et see kindlasti on ka majandusteaduskonnast tulnud juba. No vot, ja ongi... Sa tahtsid teha midagi lisada? Kuule, kuna Eero rääkis nii haaravalt välismajandusest, mina õppisin ökonomeetriat ja tegelikult olen ka väga tänulik, ma panen ikka selle ka sinna kotti ära, või seljakotti, et ikkagi see, et kuidas me saame nähtuste vahelisi seoseid teada. Ja seda seal ökonomeetrias ikkagi õpetati, päris hästi õpetati, millal on asjad omavahel seotud, millal ei ole, kuidas seda kindlaks teha ja kuidas ka nendesse mudelitesse suhtuda, et need ei ole kindlasti ka mingisugused nagu imperatiivid, et seal igal mudelil on ka omad puudused ja neid tuleb ka teada selleks, et veel paremini neid seoseid mõista. No vot, aga nüüd saame küll selle meie vestluse ilusti kinni siduda. Ma tänan Tea sind, ma tänan Eero sind, ma tänan publikut, ma tänan Meelist. Saame juurde ka lõigata selle aplausi loomulikult, aga ühesõnaga ma tänan teid, minu arust oli väga tore vestlus. Mina õppisin teid rohkem tundma ja minu arust oli hästi mõnusa õhkkonna. Väga nauditav, eriti, et reklaami sai ka teha, aitäh. See oli muidugi huumor. Nii et aitäh teile.